on sotsiaalne söök. Seda on tore koos valmistada ja tore ka koos süüa ja ta on alati väga maitsev. Pane nüüd natuke südant sisse ja tuleb suurepärane supp. Mul on nüüd 2 täiesti erinevat meenutust, et esimesest kuni 6. klassini käisin ma muusikakeskkoolis. Seal oli suhteliselt väike see seltskond ja söögid olid täiesti suurepärased. Sellised kodused, mõnusad. Ja siis sealt edasi olin 37. keskkoolis, kus oli nagu koolkombinaat, et klassis oli meid 41 ja mina olin kas üks 4 paralleelist. Ja siis see söök oli ka selline, et mida rohkem sa teed ilmselt seda sööki, seda koledamaks see asi läheb. Seal 37. keskkoolis oli suurepärane käsitöö ja kokandusõpetaja, õpetaja Aino Veenve, kes süstis meisse seda sädet ja tahtmist teha midagi huvitavat, põnevat. Tal olid välismaa ajakirjad, mis praegu on nagu täiesti tavaline, et siis me saime vaadata erinevaid retseptipilte. Meie kokaraamatud olid too aeg, nõukaaeg, olid mustvalgete piltidega ja siis olid mingid värvilised pildid ja me tegime selle järgi ja ta õpetas meid lauda katma, et kõik oleks ilus, mida ilusam on laud, inimene sööb kõige silmadega, et seda paremini maitseb kui toit. Meie kokandusõpetaja andiski nagu selle pisiku, et kokandus on minu suur hobi ja kirg.